Iraani vaikse linna all on tunnelid, mis on ehitatud selge eesmärgiga päästa kogu kogukond, kui vaenlane läheneb. See on Nushabadi maa-alune linn, mida kutsutakse ka Uiks. See asub Kashani lähedal Isfahani provintsis. Pealpool on näha vaid tavalisi maju ja kitsaid tänavaid, aga selle all on omavahel ühendatud toad, kaevud, trepid, ventilatsioonišahtid ja kitsad käigud. Iraani ametliku turismi veebisaidi andmetel on maa-alusel kompleksil 3 tasandit ja see ehitati sõjalistel ja kaitseotstarvetel. Selle osad asuvad umbes 4–18 meetri sügavusel maa all. Arvatakse, et selle ehitamine algas Sassanide ajastul üle 1500 aasta tagasi. Seda kasutati ja laiendati ka järgmistel ajastutel, eriti sissetungide ja sõdade ajal. On tõendeid, et see oli varjupaigaks ka mongolite ajal. Tegelikult ei olnud see püsiv linn, kus tuhanded inimesed iga päev elasid. Selle asemel oli see suur hädaolukorra varjupaik, kui kaugelt vaenlast märgati. Elanikud võisid siseneda salajastest sissepääsudest, mis asusid majades, mošees, kaevudes ja teistes linnaosades. Pärast sisenemist sulgesid ja katsid nad sissepääsu, et vaenlased seda ei märkaks. Tunnelid olid tahtlikult kitsad ja käänulised. Mõnes kohas pidi läbi ja kummarduma. Seetõttu oli vaenlasel raske joosta, kasutada pikki relvi või siseneda suurema rühmaga. Elanikud tundsid iga pööret peensusteni. Mõnes käigus olid augud ja ootamatud laskmiskohad, mis võisid aeglustada kõiki, kes polnud selle kohaga tuttavad. Iga ruumi kasutus ei olnud samuti ühesugune. Seal olid kohad ajutiseks magamiseks, toidu ladustamiseks, vee hoidmiseks ja peredele, kes ootasid, et oht maa peal mööduks, istumiseks. Seintel olid ka nišid, kuhu pandi õlilambid ja väikesed esemed. Kuid kõige olulisem osa sellest oli õhk. Kui maal koguneb palju inimesi, saab värske õhk kiiresti otsa. Samuti võib lampidest tekkiv suits koguneda. Seetõttu ehitasid ehitajad vertikaalseid šahtisid, mis olid ühendatud erinevate tasanditega. Õhk liigub siit kaudu pinnalt alla. Ka kaevud ja omavahel ühendatud käigud aitavad õhul jõuda sügavamatesse kambritesse. Kompleksil oli ka oma veesüsteem. 2019. aastal teatati, et Nushabadi sees avastati iidne veevarustusvõrk. See on oluline, sest inimesed võisid maa all viibida mitu päeva, oodates, kuni oht möödub. Selle piirkonna pinnas on tugev ja võimaldab rajada ruume ja tunneleid. Kuid iga kaevamine nõuab hoolikat ettevaatust. Kui pinnast liiga palju eemaldada, võib lagi kokku variseda. Seetõttu jätsid nad tubade vahele paksud seinad ja tuged. Kogu kompleksi ei ehitatud ka korraga. See algas väiksemate peidukohtadega. Aja jooksul, kui põlvkonnad vahetusid, lisati tunneleid, ruume, kaeve ja salajasi sissepääse. Selle tulemusena tekkis otse majade alla ulatuslik varjend. Pealpool võisid vaenlased linna sisse tungida ja selle vallutada, aga maa all oli oma maailm, mida teadsid ainult elanikud. Ei olnud suuri väravaid, ei olnud kõrgeid müüre. Nende tugevaim kaitse oli linn, mida ei olnud näha. Isegi kui inimesed olid maa all peidus, oli 2 asja, mida nad kaua taluda ei suutnud. Õhupuudus ja veepuudus. Seetõttu ei ehitatud Nushabadi lihtsalt eraldi ruume. Tunnelid, õhukanalid, trepid ja kanalid on omavahel ühendatud. Sellise kujundusega jõuab õhk maa-aluse varjendi erinevatesse osadesse. Ehitusmeistrid kasutasid pikki vertikaalseid šahtisid pinnalt alla tunnelitesse. Kui õhutemperatuur ja rõhk pinnal ja maa all erinevad, liigub õhk iseenesest mööda käike. Kuum ja saastunud õhk väljub, samal ajal kui värske õhk siseneb. See on nagu loomulik ventilatsioonisüsteem, mis ei vaja üldse elektrit. Muld aitab samuti palju temperatuuri hoidmisel. Pinnal võib päeval olla väga kuum ja öösel või talvel külm. Aga maa all muutub temperatuur palju aeglasemalt. Merepinda ei taba päikesekiired otseselt. Ka külm õhk väljast ei pääse kohe sisse. Seetõttu on varjualune jahedam, kui peal on tugev kuumus ja paremini kaitstud, kui ilm on külm. See on oluline, sest pered võivad jääda maa alla mitmeks päevaks, kuni nende linnas on oht. Kuid ainult õhust ei piisa. Neil on vaja ka vett, mida vaenlane ei näe ega saa kergesti kontrollida. Pärslased on juba ammu kasutanud kanatit, maa-alust veesüsteemi, mis toob vett kõrgematest piirkondadest kuivadesse asulatesse. Kanati tunnelid kulgevad kergelt allamäge. Seetõttu voolab vesi ise raskusjõu abil.
Pumpasid ega kaasaegseid masinaid pole vaja. Pealispinnal on näha vaid järjestikku väikseid šahtisid, mida kasutatakse tunnelite kaevamiseks, puhastamiseks ja parandamiseks. UNESCO andmetel on kanatidel olnud suur roll kogukondade loomisel ja püsimisel Iraani kuivades piirkondades. See on varustanud vett kodudele, põllukultuuridele ja asulatele tuhandeid aastaid. Lushabadis on samuti avastatud veekanaleid ja kaevusid. 2019. aastal teatati maa-aluses kompleksis veelgi vanema veevarustussüsteemi avastamisest. Sel viisil ei pidanud elanikud vee võtmiseks välja minema, kui vaenlased olid maa peal. Nad said vett koguda anumadesse ja võtta kaevudest või kanalitest, mis olid allpool ühendatud. See oli väga oluline hädaolukorra varjendi jaoks. Seetõttu suudab inimene mõnda aega nälga taluda, kuid ilma veeta nõrgeneb keha kiiresti, eriti kui palju inimesi on sulutud ühte kuuma ja suletud kohta. Seetõttu on vesi üks esimesi asju, mida tuleb kaitsta. On olemas ka kanaleid, mis aitavad vee voolamist ja takistavad selle kogunemist ruumidesse. Kui maa-alune varjend täitub veega, võivad mõned pinnaseosad pehmeks muutuda. Käigud võivad kahjustuda ja sees võib muutuda ohtlikuks. Seetõttu tuleb liigne vesi inimestele kasutatavatest kohtadest eemale juhtida. Tubades endis on eluviis lihtne. Seintel on väikesed nišid õlilampide, tarvikute ja toidu jaoks. Lampidest tuleb valgus pimedates tunnelites, kuid tuld peab olema vähe, sest see tarbib hapnikku ja tekitab suitsu. Seetõttu on oluline õhukanal üleval ja korralik õhu liikumine tunnelites. Pood on ka jahedamad kui maa peal, seetõttu säilib osa toitu kauem. Pered võivad kaasa võtta leiba, teravilja, tatleid, pähkleid ja kuivatatud liha ja muud toitu, mis ei lähe kergesti halvaks. Praktilisemad on toidud, mida saab süüa ilma pikalt küpsetamata. Kui tuli on liiga suur, tuleb rohkem suitsu välja lasta. See võib ka lisada soojust kitsasse ruumi. Elu maal ei ole mugav. Päikesevalgust pole, ruumi on vähe, põrand on külm ja kõva. Ja kui palju inimesi koos on, läheb koht kiiresti mustaks. Seetõttu tuleb vesi, toit, magamiskoht ja jäätmete äraviskamise koht korralikult eraldada. Puuduvad kindlad tõendid, et Nushabadi linnal oleks olnud kaasaegne kanalisatsioonisüsteem. Kuid elanikel pidi olema viis, kuidas hoida jäätmed joogiveest ja elukohtadest eemal. Võimalik, et nad kasutasid eraldi auku, anumat või kaugemaid tunnele. All maal ei olnud vaenlaseks ainult nälg või janu. Hirm oli veelgi raskem vastane. Kui pered peitusid, võisid nad kuulda vaenlaste samme, hobuseid, karjeid ja liikumist maa peal. Kõik pidid jääma vaikseks. Kõva nutt, karjumine või müra, tunnelist võis jõuda sissepääsu, kaevu või õhušahtini. Seetõttu oli distsipliin väga oluline. Lapsed ja vanurid võidi viia sügavamatesse ruumidesse. Need, kes suutsid võidelda, võisid jääda lähemale käikudele ja sissepääsule. Kõiki sissepääse ei pandud ka ühte kohta. Mõned sissepääsud olid ühendatud majade ja teiste oluliste asukohtadega asulas. Oli ka käike, mis olid ligipääsetavad kaevude ja avalike alade kaudu. Kui oht lähenes, said elanikud siseneda kõige lähema sissepääsu kaudu. Kogu küla ei pidanud enam kogunema ühe värava juurde, kus neid oleks olnud lihtne märgata või peatada. Kui nad olid sisse pääsenud, võisid nad avakatta puidu, mulla, kivide või tavaliste majapidamisesemete abil. Vaenlase silmis nägi kõik välja nagu tavaline maja või kaev. Selle all said 100 inimesed liikuda varjupaiga turvalisemasse ossa. Seal olid kitsad ja käänulised tunnelid, mis olid samuti kaitseosa. Kui vaenlane neist läbi läks, ei näinud ta kohe, mis järgmisel pöördel ees ootab. Ta ei saanud ka kiiresti joosta, sest pidi kummarduma ja aeglaselt edasi liikuma. Mõnes kohas olid sügavad augud, mida sai katta, et need oleksid lõksuks neile, kes teed ei tunne. Kuid Nushabadi ei kasutatud ainult ühel ajastul. Selle esimesed osad rajati Sassanide ajastul. Pärast seda parandati ja laiendati seda pidevalt, kui Iraanis vahetusid valitsejad ja vaenlased. Iga uus oht andis põhjuse tunnelite lisamiseks, ruumide sügavamaks muutmiseks ja käikude tugevdamiseks. Kuid puuduvad selged tõendid, et kogu linn oleks siin varjunud 7. sajandi Araabia vallutuse ajal. Samuti pole ühtegi ülestähendust sõduritest, kes oleksid tühjades majades ringi liikunud. Samal ajal, kui kõik elanikud olid maa all, kindlasti ehitati maa-alune kompleks turvaliseks varjupaigaks rünnakute ajal. Nushabadi asukoht aitas sellel areneda. See asub endiste kaubateede lähedal, mida kasutasid kaupmehed, rändurid, sõdurid ja vallutajad.
kui piirkonnas oli sõda, mõjutas see kergesti väikeseid asulaid. Võidi varastada toitu ja loomi, majad võidi maha põletada ja inimesi võidi vangistada või kaasa viia. Elanikud, kes ei jõudnud kohe põgeneda. Seetõttu oli oluline, et maa-alune varjend oleks alati valmis. Maa alla ei viidud ainult inimesi, samuti tuli varjule viia toit, vesi, väärtuslikud esemed ja mõned tööriistad, mida oli vaja pärast rünnakut uuesti alustamiseks. Välja kaevatud osadest leiti keraamikat ja muid esemeid erinevatest ajastutest. See näitab, et kompleksi ei kasutatud ainult ühel korral. Paljud põlvkonnad tulid siia tagasi. Nad parandasid vanu osi ja tegid uusi läbikäike. Aja jooksul muutus ka maa-aluse varjendi välimus. Mõned tunnelid suleti, mõned seinad said lisatoetust, mõned läbikäigud tehti laiemaks, et peredel oleks lihtsam sisse pääseda. Ja mõned sissepääsud viidi üle või peideti uute majade sisse. Selle kasutamiseks ei ole vaja täielikku kaarti. Iga pere võib teada sissepääsu, mis asub nende maja lähedal. Sealt edasi järgivad nad perele tuttavad teed sügavamatesse ruumidesse. Teadmisi teest võib lastele õpetada juba noores eas. Nad peavad teadma, kust sisse minna, kuhu pöörata ja kus peatuda, kui on oht. Selline ettevalmistus oli väga oluline, kui mongolite sissetungid jõudsid Iraani 13. sajandil. Mongolite armee hävitas palju linnu ja tappis oma pealetungi ajal väga palju inimesi. Sellisel ajal muutusid peidetud varjualused eriti oluliseks. On olemas teateid, et Nushabadi kasutati varjupaigana mongolite ajal, kuid ei ole teada, kui palju inimesi siin varjus ega kui kaua nad siin viibisid. Ja kas tunnelites toimus ka otseseid lahinguid, pole samuti teada. Inimesed ei pidanud siin ka mitmeid kuid järjest elama. Eesmärk oli ellu jääda rünnaku kõige ohtlikumal hetkel. Kui vaenlane liikus kiiresti edasi, võis piisata vaid mõnest päevast. Kui nad jäid linna, pidid elanikud ka kauem maa all ootama. Kui olukord oli turvaline, tulid nad aeglaselt välja. Kahjustuste hindamiseks võisid mõned majad olla hävinenud. Võis juhtuda, et nende loomad ja saak olid kadunud. Kuid inimesed olid elus ja valmis kogukonda uuesti üles ehitama. Siin oli Nushabad tõhus. See ei suutnud takistada suurt armeed maapealset ala vallutamast. See päästis linna moodustavad inimesed. Kuni pered on elus, on neil võimalus uuesti alustada. Maa-alust kompleksi kasutati jätkuvalt pikka aega. Mõned allikad väidavad, et seda kasutati kuni Qajaride ajastuni, kuid hiljem vähenes selle vajadus. Sõja iseloom muutus. Muutusid teed ja asulad. Ja järk-järgult muutus tohutu maa-aluse võrgu hooldamine üha raskemaks. Kui ventilatsioonishahti ei puhastata, võib see täituda tolmu, mulla ja prahiga. Kui sissepääs hooletusse jätta, võib see kinni mattuda. Kui laeosa saab kahjustada, võib kogu tunnel sulguda. Ja kui vesi sisse pääseb, võib see muda alumisse ruumi kanda. Piirkond on peaaegu kogu aasta kuiv, kuid võib siiski esineda äkilisi tugevaid vihmasadusid. Kui kõva ja kuiv pinnas ei ima vett kohe endasse, voolab see kiiresti madalamatesse kohtadesse. See võib sattuda vanadesse kaevudesse, aukudesse ja avatud šahtidesse. Koos veega liiguvad pinnalt liiv, muda, kivid ja prügi. Kui see juhtub korduvalt, ummistuvad läbipääsud järk-järgult. On tunneleid, mis muutuvad liiga ohtlikuks sisenemiseks. On ruume, kus kaob piisav õhuvarustus ja on sissepääse, mis kaovad täielikult uute hoonete alla. Inimesed ei unustanud kogu maa-alust kompleksiga korraga. Tõenäolisem on, et teadmised selle kohta kadusid järk-järgult. Kui sissepääsu enam ei kasutatud, siis seda enam järgmisele põlvkonnale ei õpetatud. Kui maja, mille sees see asus, hävis, võis käit lihtsalt kinni mattuda. Kui siia ehitati uus maja, võidi vana avaus sulgeda nii, et uus omanik ei teadnudki, kuhu see viis. Paljude aastate jooksul muutus kunagine oluline ellujäämisteadmine lihtsalt lugude osaks. Võib-olla on mõned elanikud teadlikud, et mõne maja all on vanad ruumid, kuid nad ei tea, kui ulatuslikud need ühendused on. Mõned arvavad, et all on lihtsalt tavaline kelder, vana kaev või väike panipaik. Nad ei aimagi, et need on tegelikult ühendatud palju suurema võrgustikuga. Seega, kui tunnelid taas avastati 2000-ndate alguses, polnud Nushabad ise uus koht. Uus avastus oli hoopis maa-aluste käikude tegelik suurus ja ühendused. Täpset avastamisaastat puudutavad lood on erinevad. Mõned allikad väidavad, et see avastati kas 2002, 2004 või 2006 aastal.
kui üks elanik kaevas kaevu või kanalisatsioonikraavi. Selge on see, et üks kohalik elanik avas kogemata osa maa-alusest kompleksist, kui ta kaevas oma kinnistul. Sealt alates algas juba korralikum arheoloogiline väljakaevamine. Kaevamiste esimestel hooaegadel puhastati ja uuriti umbes 500 ruutmeetrit kompleksist. Avastati üksteise peal asetsevad tasandid, kitsad trepid, pimedad nurgad, kaitsekäigud ja kivid, mida kasutati mõnede läbipääsude sulgemiseks. Kaevamised näitasid ka, et palju osi on veel peidus kaasaegse linna all. Seda on raske täielikult välja kaevata, sest peal on majad, teed, mošee ja muud hooned. Pinnast ei saa lihtsalt ettevaatamatult eemaldada. Majade vundament võib nõrgeneda, tunnel võib samuti kokku variseda ja vigastada inimesi üleval. Seetõttu toimub uurimine aeglaselt ja kontrollitult. Iga uus osa tuleb puhastada, mõõta, tugevdada ja kontrollida, kas see on ohutu, enne kui see avatakse. On ka käike, kuhu enam sisse ei pääse, sest need on ummistunud või kokku varisenud. See tähendab, et kogu Nusjabadi maa-alust linna pole ikka veel lähtud. Praegu avatud osa on väike, võrreldes võimaliku maa-aluse võrgustiku ulatusega linna all. Ja mida kauem uuringud jätkuvad, seda selgemaks saab selle tõeline väärtus. See ei ole salajane tsivilisatsioon, mis oleks eraldatud pinnal elavatest inimestest. See ei ole ka püsiv linn, kus oleks oma elanikkond, kes oleks sajandeid pimeduses elanud. See on ulatuslik ellujäämissüsteem, mis on ühendatud päris linnaga. Kui pinnal on elu rahulik ja normaalne, seal töötavad, ajavad äri, kokkavad ja kasvatavad peret elanikud. Aga kui oht saabub, ootab nende jalge all teine Nusjabad. Asja jooksul ei vajanud Nusjabad enam endist valmisoleku taset. Rünnakud piirkonda vähenesid ja sõjapidamise viis muutus. Kaasaegne linn laienes ka pinnale. Kuna tunneleid enam sageli ei kasutatud, jäid need tasapisi ularusse. Hoolimatuse tõttu mattusid mõned sissepääsud maa ja prahi alla. Mõned käigud varisesid kokku, samal ajal kui teised suleti uute majade, teede ja hoonete ehitamise tõttu. Ka teadmised endiste ruumide ühenduste kohta kadusid. Võib-olla teadsid mõned pered, et nende maja all on vana kelder või tunnel. Kuid nad ei teadnud enam, et see oli osa palju suuremast maa-alusest võrgustikust. Puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et tõsine põud oleks olnud peamine põhjus, miks see koht unustati. Tegelikult oli asi palju lihtsam. Kui midagi enam ei kasutata, siis seda enam ei hoondata. Kui surevad viimased inimesed, kes tunnevad teid, kaob ka teadmine, kuidas neid kasutada. Paljude põlvkondade möödudes muutus endine varjend lihtsalt ähmaseks looks. Nusjabad avati uuesti 2000-ndate alguses, kui üks elanik leidis oma kinnistul kaevates juhuslikult tunneli osa. Teated täpse aasta ja avastamise viisi kohta on erinevad, kuid sellest ajast alates algasid väljakaevamised ja maa-aluse kompleksi põhjalikum uurimine. Siil said uurijad teada, et maa all ei ole ainult üks tuba. Paljud tunnelid ja kambrid on omavahel ühendatud. Avastati 3 tasandit, mis asuvad umbes 3–18 meetri sügavusel kaasaegse linna all, kuid kogu võrgustikku pole siiani veel välja kaevatud. Paljud osad on ummistunud pinnase, muda ja varisenud kividega. Mõned neist asuvad otse majade ja avalike hoonete all. Lihtsalt kaevamine on ohtlik. Kui üks tugi seinadest saab kahjustada, võib lagi kokku variseda. See võib mõjutada ka pealpool asuvate hoonete vundamenti. Seetõttu tuleb iga osa hoolikalt puhastada. Kõigepealt mõõdetakse ruum. Vaadatakse, kas on pragusid ning nõrgad kohad toetatakse lisatoega. Ja alles siis lubatakse uurijatel sisse minna. See, et on tunneleid, mida pole veel avatud, ei tähenda tingimata, et on veel sügavamaid tasandeid. Võib-olla on seal lisaruume või ühendusi teiste linnaosadega. Kuid enne, kui seda kinnitada saab, tuleb need kõigepealt üles leida ja näha, et need tõesti kuuluvad kompleksi juurde. Samamoodi tuleks vaadata ka seda, miks Nusjabad ehitati. Selle suuruse selgitamiseks ei ole vaja mingit salapärast ülemaailmset katastroofi. Puudub tõend, et see ehitati kaitseks liiga tugeva päikese, surmavate liivatormide, bioloogilise rünnaku või iidse maailma lõppu vastu. Seda ei ehitatud ka karantiinikeskuseks siiditeel levivate haiguste vastu. Selle kõige ilmsem kasutusotstarve oli kaitse. Sajandite jooksul on Kesk-Iraani tabanud rüüsteretked, sõjad ja valitsejate vahetused. Tavalised majad ja madalad nüürid olid suuremate jõudude poolt kergesti vallutatavad. Seetõttu ehitasid elanikud koha,
mida polnud lihtne märgata. Nusiabadi sügavus ei olnud selleks otstarbeks liialt suur. Mida sügavam on ruum, seda raskem on seest kostvat müra kuulda. Sinna on ka pinnalt raskem jõuda. Erinevad tasandid pakuvad lisakaitset. Kui üks osa avastatakse, saab tee järgmisesse ikkagi sulgeda. Kõiki tunneleid ei ehitatud ka korraga. See algas väiksema varjendina Sassaanide perioodil. Kasutamise jätkudes lisati uusi ruume, läbipääse ja kaitseelemente. Seetõttu kasvas Nusiabad mitte sellepärast, et inimesed valmistusid suureks katastroofiks, vaid sellepärast, et nad vajasid ikka ja jälle samasugust kaitset. Kui ruumi jäi väheks, laiendasid nad seda. Kui mõni tunnel oli liiga kergesti ligipääsetav, muutsid nad läbipääsu. Kui pinnale ehitati uus maja, võidi selle alla teha uus sissepääs. Paljude põlvkondade jooksul muutus kogu süsteem aina laiemaks ja keerulisemaks. Kohta ei loodud ka igaveseks elamiseks. Seal oli vesi, õhk, hoiuruum ja koht ajutiseks magamiseks. Aga seal polnud piisavalt valgust, ruumi, toitu ega sanitaarseid tingimusi normaalseks eluks mitmeks kuuks või aastaks. Maa-alune varjend oli mõeldud hädaolukorraks. Kui vaenlane saabub, lähevad elanikud sisse. Kui ümbrus on jälle ohutu, tulevad nad pinnale tagasi. Seal nad kasvatasid ikka taimi, hoolitsesid loomade eest, kauplesid ja elasid koos oma perega. Nusiabad ei ole maapealse linna asendaja. See on peidetud osa linnast, mida kasutatakse ainult siis, kui vaja. Praegu on osa maa-alusest kompleksist külastajatel avatud, kuid sissepääs on piiratud, sest ala uurimine ja kaitsmine jätkub endiselt. Pole lihtne hooldada iidset ehitist, mis asub kaasaegse kogukonna all. Külastajate arvu suurenemine võib lisada ruumidesse niiskust ja süsihappegaasi. Pehmed pinnaseosad võivad samuti kahjustuda, kui neid puudutatakse või tallatakse. Samuti tuleb jälgida pealispinnal toimuvat ehitustegevust. Rasked hooned, torud, drenaaž ja kaevetööd võivad mõjutada vanu tunneleid, mida pole veel avastatud. Seetõttu ei piirdu uurijate töö ainult väljakaevamistega. Nad peavad kaardistama käigud, tugevdama nõrku kohti ja tagama, et pinnal elavad inimesed oleksid turvaliselt kaitstud. Iga uue tunneli avastamisega saame paremini tundma inimesi, kes need ehitasid. Nad ei olnud kuningad ega kuulsad kindralid. Enamik neist olid tavalised elanikud, talupojad, käsitöölised, kaupmehed ja lapsevalemad, kes soovisid oma perekonda kaitsta. Neil polnud kaasaegseid arvuteid, elektritrelli ega suuri ehitusmasinaid. Nad kasutasid lihtsaid tööriistu ja omaenda jõudu, et kaevata oma majade alla. Nad ei suutnud kontrollida nende piirkonda saabuvat sõjaväge, aga nad suutsid kontrollida, kas vaenlane neid näeb. See ongi põhjus, miks Nusiabad on eriline. See ei võitnud vallutajaid suure lahinguga, see eemaldas rünnaku enda sihtmärgi. Pealpool võidi küll võtta majad, põllukultuurid ja vara, aga maal jäi kogukond ellu, kes suutis tagasi tulla ja uuesti alustada. Nüüd on tunnelid jälle vaiksed. Enam ei ole peresid, kes peidavad end pimedates ruumides. Enam ei ole valvureid, kes ootavad kitsastes käikudes. Kuid tuhandete tundide jäljed on endiselt seintel alles. Iga trepp, auk ja käänak tehti, sest olid inimesed, kes ei tahtnud ohu ees alla vanduda. Ja see ongi Nusiabadi tõeline väärtus. See ei ole kadunud arenenud tsivilisatsiooni tõend. See on tõend sellest, et üks kogukond leidis viisi ellu jääda. Mitte suurema armeega, vaid rajades terve linna, mis võis maa alla kaduda.